Esimene teema, mida ma püüan avada, on see, et kuidas vältida FOMO. FOMO ehk siis fear of missing out, hirm selle eest, et ma jään millestki ilma, et mind ei kutsuta kaasa, et mind ei võeta kampa. Ja ma arvan, et esimene koht, mida mina sellel puhul analüüsiksin, on see, et kust ma saan selle info, et ma jään millestki ilma, et mind ei võeta kampa. Tavaliselt on ju selleks sotsiaalmeedia. Võib-olla Instagrami stories näed, et su sõbrad teevad midagi ägedat ka ja sind ei võeta sinna kampa, teevad midagi funny, käivad kuskil metsas, teevad mingeid ägedaid trippe, road trippe ja nii edasi. Ja siis sa näed, et su sõbrad seda teevad ja nad sind ei võtnudki kampa. Ja vahel on nendeks algpõhjusteks see, et me iseennast oleme näiteks eraldanud. Kas me oleme näiteks läinud ülikooli või me oleme mingites keskkooli lõpuklassides ja me tahame kuidagi rohkem fokusseerida sellele, et meie hinded oleksid head. Või lihtsalt ülikool ka sellepärast, et meie tulevik oleks mingil määral kindlustatud. Võib-olla on sul täna tekkinud silmarõõm, kellele sa rohkem oma aega pühendad ja selle tõttu ei ole sul sõpradega võib-olla nii palju aega, aga õhtul oled ikkagi võib-olla üksi oma kodus ja siis näed, et su sõbrad on midagi ägedat teinud ja sina ei olnud kuidagi osa sellest. Vahel võib juhtuda ka see, et sa teed suvel näiteks tööd ja su sõbrad käivad kuskil mere ääres ja teevad midagi funny ja siis sina pead seal tööl olema, samas kui su sõbrad kuskil kuuma päikese all mõnulevad. Aga vahel on võib-olla ka see, et sul on väikesed lapsed ja siis sa oled nendega kodus ja sa peadki oma aega võib-olla nendesse investeerima ja ei saa sõpradega väljas käia. Võib-olla oled sa kolinud kuskile väikesesse kohta ja su sõbrad on kuskil suurlinnades ja kaugel eemal. Ja võib-olla sa isegi ei tea, miks see tekkinud on, et võib-olla sõbrad ei võta sind kampa või on see lihtsalt ka hirm, et sind ei võeta kampa. Ükskõik, milline ei ole sinu algpõhjus täna, siis nii kerge on meie sees tekkima see süüdistus, et minu sõbrad ei võta mind kampa. Ja võib-olla on hästi lihtne ka tekkima see ohvrimentaliteet, et hästi endasse fokusseeritud, et mind ei võeta kampa, minuga ei arvestata, mind ei kaasata. Aga samas mulle meeldib täiega mõelda seda, või keegi on tähendab kunagi öelnud mingi sellise tsitaadi, et ole see muutus, mida sa tahad teistes näha. Ja ma arvan ka selles olukorras on hästi lihtne see, et ole sina see, kes võtab teisi kampa. Ole sina see, kes sa lähed sõpradele külla, kes sa kutsud sõpru külla, kes sa võtad oma sõbrad kampa, ostad neile kinopiletid ja lähed nendega kinno. Või lähed lihtsalt niisama, ütled neile, et kuule, lähme kinno. Korralda enda juures õhtusööke, tee enda juures filmikaid, vaadake Eesti Laulu koos, vaadake Eurovisiooni koos, vaadake mingeid, ma ei tea, tehke mingi Netflixi õhtu, vaadake koos mingeid ägedaid filme, minge koos piknikule, randa, ujuma karjääridesse ja nii edasi, mingi kontserdile ja nii edasi, ole sina see, kes sa initseerid, sest me võime tegelikult jäädagi terve elu võib-olla kartma, et meid ei võeta kampa, samas kui meil on endal nii suur potentsiaal võtta teisi inimesi kampa. Ja mõnes mõttes me ju teame ka väga hästi seda tunnet, kui meid jäetakse välja. Selle tõttu me saame ka teisi oma sõpru mõnes mõttes säästa sellest tundest, sest meie oleme need, kes kaasame neid. Ja ma arvan, et see ongi väga hea lahendus sellele asjale. Et siis sa ei pea tundma hirmu sellepärast, et sa oled ise lahendus, sa oled ise see muutus, mida sa selles maailmas soovid näha.